Vaatame ka Google Classroomi mõningaid aspekte, millest varem pole väga põhjalikult juttu olnud. Esimene kiire asi, mis ma tahaks näidata, on see, et meil on võimalik taas kasutada ka erinevaid materjale ülesandeid, mida me oleme esitanud mõnel teisel kursusel. Selle jaoks me saame liikuda Create nupu peale ja valida Reuse Post. Siit me saame nüüd otsida üles kursuse ja materjali või ülesande, mida me soovime taas kasutada. Näiteks valin kursuse puu- ja köögiviljad 1920 ja siit valin ühe toreda video, mida ma olen õpilastele juba esitanud. Ja valin Reuse ehk taaskasutan. Meile antakse ka võimalus seda postitustel omakorda muuta ja kui ma olen sellega rahul, siis ma saangi ta lihtsalt õpilastele uuesti postitada. Soovi korral me saame ka ülesannete ja materjalide järjekorda muuta samamoodi, nagu saame muuta ka teemade järjekorda. Võtame lihtsalt ülesandest või materjalist kinni ja lohistame sobivasse kohta või ka sobiva teema alla. Iga Google Classroomi klassi või kursuse juurde luuakse ka automaatselt Google'i kalender, milles on ära märgitud kõik kuupäevad, mis ajaks tuleb mõni ülesanne sooritada. Lisaks saab õpetaja sinna märkida ka näiteks videokohtumiste kuupäevasid ja kellaaegu. Kui õpilased ja õpetaja kasutavad ka isiklikuks tarbeks Google'i kalendrit, siis on see väga mõnus ja mugav moodus, kuidas liita see Google Classroomi kalender oma isikliku kalendriga, et kõik vajalikud kuupäevad oleksid seal näha. Avame korraks ka Google'i kalendri ja vaatame, kuidas need ülesanded siin välja näevad. Lähen järgmise nädala peale ja ma näen, et siin on mul märgitud, et 27. aprilliks tuleb esitada üks ülesanne. Vaatame korraks ka Class Drive kausta. Class Drive kausta lisatakse kõik materjalid, mis me oleme lisanud siia kursuse juurde. Lisaks tehakse siia eraldi kaust kujundusmallidele, mida me oleme kasutanud õpilastele ülesannete andmiseks, kui me oleme valinud, et igale õpilasele tehtaks failist koopia. Vaatame korraks siia Templates kausta. Ja siin on hetkel 2 faili. Üks tööleht ja üks essee põhi, mida me õpilastele ühes varasemas videos esitasime. Iga ülesande kohta luuakse ka õpilaste vastuste kaust, kust me saame vaadata kõiki õpilaste töid korraga. Ülesannete kaustast on väga mugav vaadata ka õpilaste töid kohe hetkel, kui nad neid täitma asuvad. Nimelt me näeme neid õpilaste töid muutumas reaalajas. Ehk kui õpilane asub oma tööd tegema, me saame juba vaadata, kui kaugele ta on jõudnud ja kui palju ülesandest on lahendanud. Isegi enne, kui õpilane on vajutanud Turn In nuppu.